Hamas võib viia rohkem oma varjatud infrastruktuuri Katarist Türki. Iisraeli kanna avalik-õigusliku ringhäälingu raporti kohaselt, mis tsiteerib Palestiina allikaid, rühm valmistub üle viima planeerimis- ja küberoperatsioonid pärast seda, kui Doha kehtestas Hamasi juhtidele uued piirangud. Eraldi on Türgis baseeruva võltsheategevusorganisatsiooni ülemaailmne direktor Suurbritannias vahistatud ning USA võimud süüdistavad teda selles, et ta kasutas niinimetatud heategevusorganisatsiooni raha ja varustuse suunamiseks Hamasile. Need raportid koos tekitavad veelgi rohkem küsimusi selle üle, kas Türgist on saamas Hamasi keskne operatiiv- ja finantsvarjupaik. Et saada rohkem ülevaadet sellest, kuidas Hamas rahaliselt tegutseb, on meiega liitunud Hamasi majandusekspert Al-Ofir. Al, tore, et oled täna meiega I24 Newsis. Praegu relvarahu ajal, kui Iisraeli kaitsevägi kontrollib endiselt üle 60% Gaza sektorist, kuidas Hamas, kui üldse, suudab vahendeid Gazasse sisse ja sealt välja liigutada? No on suur eksiarvamus, et Hamas vajab rahastust väljaspoolt. Enamik Hamasi rahastusest tuleb sisemistest allikatest. Nad teenivad oma raha Gazas. Raha, mida nad kasutavad ja mis tuleb väljaspoolt, näiteks Türgist või muudest kohtadest, seda kasutatakse välistegevusteks, mitte Gaza sees. Nii et kogu see küsimus, et kõik arvavad, et Hamas saab alati rahastust Gazasse väljaspoolt, ei vasta tõele. Nad saavad väljaspoolt palju abi kogu maailmast, mis jõuab annetuste ja kaupade kujul. Ja kogu see toit ja ressursid, millega maailm Gazat üle külvab, ulatuvad miljardite dollariteni. Ja mida Hamas teeb? Nad koguvad makse. Nad koguvad kaitseraha. Nii teenivadki nad Gazas raha. Tegelikult on üks nende suurimaid probleeme see, kuidas kanda Gazas teenitud raha üle, et rahastada oma tegevust läänekaldal. Kuidas see siis toimib, kui Iisrael kontrollib praegu kõiki koridore, mille kaudu kogu humanitaarabi Gaza sektorisse ja sealt välja liigub? Iisrael kontrollib seda, Rafahi piiripunkt Egiptusega ei ole avatud. Kas Iisrael jälgib tõhusalt osa sellest rahast ja kaubast, mis liigub? Seda pole vaja jälgida, see ei ole jälgimise küsimus. Küsimus on ressurssides, mis lähevad Gazasse. Kui need on juba Gazas, neid maksustab Hamas. Hamas kontrollib Gaza majandust, nii et nad on traditsiooniliselt aastaid kehtestanud makse igale majandustegevusele Gazas ja teevad seda ka täna. Kogu see humanitaarabi lõpuks ei jagata seda lihtsalt tasuta. Isegi ÜRO organisatsioon peab Hamasile maksma kaitseraha, et nende abi ära ei varastataks. Ja loomulikult kogu kaubanduslik tegevus, suur osa tegevusest Gazas, suur osa Gazasse jõudvast kaubast satub eraisikute kätte. Need inimesed, et nad saaksid seda müüa ja oma äritegevust ning kaubandust Gazas korraldada, peavad alati Hamasile maksma. Nii et Hamas on tegelikult peate küll üksus, mis on õppinud, kuidas kogu Gazasse suunduva mitte finantsilise ja mitte sõjalise abi pealt raha välja pumbata. Ja lisaks sellele on ÜRO organisatsioonid, kes jagavad pidevalt Gazas inimestele sularaha. Gaza elanikkonnale. See raha saabub elektrooniliselt ja selle füüsiliseks sularahaks muutmiseks napib Gazas rahatähti. Need on Hamasi rahavahetajad, kes koguvad selle eest tasusid, mõnikord umbes 30%. Nii et me näeme, kuidas Hamas saab iga kuu miljoneid dollareid kogu sellest abist, mida maailm saadab humanitaarabina Gazasse. Sa oled väitnud, et Iisrael peaks Kerem Shalomi sulgema ja kõik ressursid peaksid tegelikult liikuma läbi Egiptuse Rafahi piiripunkti. Aga kuidas see nõrgestaks Hamasi rahaliselt? Mis vahet see teeks? Ma arvan, et Hamas naudib võimalust Iisraeli šantažeerida.
Neil oleks Egiptusega palju raskem toime tulla. Iisraeli šantažeerib pidevalt kogu maailm. Ole vahet, mida Iisrael teeb. Ta jääb alati süüdlaseks, kelle kohta saab väita, et nad kontrollivad ja piiravad kõiki neid. Kuigi me teame, et iga päev läheb sadu veokeid Gazasse, näeb maailm ikkagi Iisraeli kui seda halba, kes takistab abi jõudmist Gazasse. Ja mina ütlen, et me peaksime tõesti laskma Egiptusel olla Gaza rahaline ja majanduslik värav. See oli samuti uskumatu, et see on ainus sõda maailmas, milles Egiptus riigina, mis asub võitluste toimumise koha kõrval, ei avanud oma piire ega lubanud mõnel põgenikul Gazast Egiptusesse siseneda. Ja Iisrael peaks tegema täpselt vastupidis sellele, mida ta täna teeb. Ta peaks kuulutama Gaza üksuseks, vaenulikuks üksuseks, mitte mingiks majanduspartneriks ja sulgema piiri ning lubama gazalastel vaba juurdepääsu Egiptusesse. Mõned põnevad teadmised Hamasi majanduse sisemisest toimimisest. Ayad Al-Farash, aitäh, et olite meiega i24 Newsis. Suur tänu, Nicole!